Oleme siin Jõulumäe metsade vahel ja naiste avatud divisjoni 3. koht, Madli Vaht, palju õnne! Ma tänan. 3 ringi on selja taga, räägi võib-olla natuke vara küsida, aga 3. koht on taskus nii-öelda, et mis emotsioonid valdavad hetkel? No, poodium on poodium ikkagi, selles mõttes, eks meil ikka hea meel on. Et väga palju jäi rajale, samas hooaja esimene võistlus selles mõttes sellistes oludes, ma arvan, et peab rahul olema. Et kindlasti off-seasonil on putti tehtud päris palju, et ma tundsin, et selle koha pealt oli nagu mäng enesekindlam, aga see jää siin drive'idel küll andis tunda kõvasti. No tegelikult ongi meil ju täielik off-season käib, et ega ju see aasta on päris lumine talv olnud, et nagu sa just ütlesid, et putti oled palju teinud, aga palju rajale jõudnud üldse oled mängimas ka käinud niimoodi rajal või? 3-4 korda võib-olla ja siis Hispaanias siin natuke mängitud, aga see on vähe teine. See on vist natuke teine et kuidas Jõulumäe rada üldse, et siin selles suhtes see ju punane layout on nüüd siin suhteliselt uus layout, mis tehtigi siin enne talviseid meistrivõistluseid valmis, et jõudsid sa siin nii-öelda treeningringe ka teha enne võistlust või? 3 ringi tegin kokku äkki. 3 ringi, okei. Jah, aga tunnen, et oleks võinud kõvasti rohkem. Et mida päev edasi, seda kuidagi lihtsamaks saada muutub, et kõvasti. Et kuna siin on nii palju puid, siis ma arvan, et oleks kõvasti kasuks tulnud. Eks ta tegelikult nii just ongi, et tegelikult ju Kristin ju võitis tulemusega +8 kokku, et Kristin on ise üks raja nii-öelda disaineritest ja iganädalaselt siin harjutamas käinud ja Maris, nii palju kui ma nädalamängude tulemusel olen jälginud, siis Maris on ka päris palju siin kogu aeg harjutamas käinud, nii et selle baasil on ju väga hästi, et tulemustest mängisid +9, +8, +8 suhteliselt stabiilselt. Numbrid on ühed asjad, aga mis rajal toimub, on alati teine, et räägi, kas mäng oli ühe pildiga kogu aeg nii-öelda või oli mingeid selliseid, ühel päeval näiteks oli putt parem, teisel päeval oli drive parem või kuidas nendega oli? Ma ausalt ütleks, siis ma tundsin ennast kõige paremini esimesel päeval. Et skoor oli küll ühe punkti võrra kõrgem, aga see oli ka ainuke päev, kus drive toimis. Teised päevad olid pigem sellised, et tegin drive ära ja siis lähenemisega tuli päästa see parr, et kuidagi esimesest päevast on kõige parem siuke emotsioon. Okei, siis on hästi. Aga räägi nüüd tänasest viimasest ringist, et jälgisid sa ise tulemusi ka või jälginud? Kas sa tead üldse, mis rajal vahepeal toimus või ei toimunud? Sest et tegelikult me ise siin nii-öelda tulemusi kogu aeg jälgisime, vahepeal oli täitsa 4. kukkunud, Kaidi tuli tagant suure hooga, läks just äkki isegi ühega mööda, vahepeal oli sul lausa teine koht Maris 2 punkti kaugusel, räägi, jälgisid ka seda niimoodi või jälginud? Ma vaatasin korraks raja keskel, kui ma tundsin, et mul hakkas ikka täitsa nagu lappama ja ma tegelikult seal alguses riskisin natuke rohkem, et sealt võib-olla need bugid ka tulid, aga jah, vaatasin, et Kaidi teeb väga head mängu, et peale seda üritasin ennast kokku võtta, tegelikult see natuke aitas. Mis ma vaatasin, 4 rada enne vaatasin ka veel ja siis oligi, Maris oli 4 punkti kaugusel, siis ma sain ilusti lugeda, oli 3 punkti kaugusel, teades, et viimane rada on selline nagu on, siis kõike võib juhtuda. Aga jah, eelviimasel korril ma mõtlesin, kas ma rannin ühte pikka putti, aga ikkagi viskasin alla, et ma ei teadnud, mis see Kaidi siin viimasel peal. Jah, ega see otseselt ei oleks võib-olla midagi andnud, aga tõesti Kaidi vist me jälgisime ise ka siin, et natukene jaudrast lõpus, et võttis täitsa tripla poogi siin. Täitsa punane number. Aga kokkuvõttes väga hea 3. koht. Mis edasi? Mis sul järgmised plaanid on? Rohkem trenni teha, et siin ongi 2 viimast aastat on läinud selle näpuvigastuse tõttu natukene halvasti, et olen põhiliselt ainult võistelnud, et proovin see aasta natuke rohkem selles mõttes trenni teha, et lumi sulab ära siis fieldi ja... Võistlustel nüüd näppi ei andnud tunda? Kusjuures ei andnud, et on mul natukene paistes ja selline tuim, aga ei seganud üldse, ei mõelnud kordagi tegelikult. Hea kuulda. Võistlused, mis järgmine võistlus on? Oled sa niimoodi mõelnud? Aprillis midagi äkki. Et välismaale väga palju ilmselt see aasta ei lähe, et kui siis Soome. Need on kõige suuremad, mis tulevad. Selge, väga hea kuulda. Palju õnne veel 3. koha puhul ja edu hooajaks. Aitäh!